Me ei otsi Jumala kätt, aga me otsime teda ennast. Aga üks mees, kes on näinud seda, et ta mitte väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb issand. Ja Jumala riik ei ole sõnades, vaid on väes. On täna siin meie keskel ja mul on lihtsalt südamest rõõm ja hea meel tervitada pastor Rein Uuemõisa, kes on näinud seda, et Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes. Ole hea, tule jaga, mida on su südames. Teeme aplausi. Jumal on püha. Püha. Püha, püha. Kõik väeline, kes oli, kes on, kes tuleb. Sina üksi oled väärt võtma au, austust ja väge, sest kogu olev on loodud sinu poolt. Tänu, ülistus, kiitus. Jumal on täna meie keskel. Me elame maailmas, kus on 2 riiki. Ja te ütlete, et Rein, sa ei ole gloobust ega maakaarte näinud. Olen küll. Aga vaimne riik ületab kõik territooriumide piirid ja see on Jumala riik ja kuradi riik. Jumal on püha. Aga teine riik on ühe teise mehe käes. Isegi Piibel mainib, et on olemas selle maailma Jumal, kurat, kes on pimestanud inimeste silmad, nägemast valgust. Ja selle tõttu ma ei halvusta, aga ma tunnen kaasa kõikidele maailma pimedatele, kes ei näe, et Jumal on olemas ja Jumal on imeline ja ta on teinud oma tundmise nii lihtsaks, et on andnud ühe käsu, milles kõik teised käsud on täidetud. Sa tead seda. Juutidel, kellega Jumal tegutses, räägitakse 613 käsku, mida tuleb kõik täita. Ja kui Jeesuse käest küsiti, Jumal ainusündinu poja käest, milline käsk on nendest kõige tähtsam? Ma usun, sa tead, armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest südamest, kõigest hingest, kõigest väest, kõigest jõust ja tegemist kui iseennast. Selles käsus on kõik teised käsud täidetud. Amen. Kas ei ole imeline? Kallid, ma usun, te suures osas olete siin usklikud ja kes iganes praegu näed seda saadet. Maailmas on tohutu nälg. Pöörane nälg. Olen vana mees. Ei kõlba enam kõnelema. Aga ma näen seda nälga ja mu telefon vahest helineb ja jälle heliseb. Sest inimesed tunnevad, kitsas on käes. Keegi ei armasta, keegi ei hooli, kõik on mu vastu. Ja nad ei aimagi, et nad oma elu võivad kogemata teenida kuradit. Vennad-õed, kes te usute Jeesusesse, võtke meespalveks täna, täida meid oma armastusega.
Jeesus ütles. Ja ma oma südames tunnetan, et ta on tegemas seda täna ka meie keskel ja kui ta aega annab, et me kogeme seda nälga ja me avame oma südamed ja ütleme, Jumal, nii kerge on muutuda religioosseks. Nii kerge on rahulduda inimliku eduga, lugupidamisega, kiitmisega. Aga see ei ole see. Ma ütlesin, et ma olen 90-aastane. Ma naljatuunis olen rääkinud, et haridus, keskharidus on, gümnaasiumiharidus on kusagil 12 aastat vist praegu. Ja ma olen läbi kukkunud ja olen keskkoolis praegu veel 90. klassis alles. Ja ma tänan Jumalat, et ma õpin seda armastust tundma. Ma ei kiida iseennast, võib-olla ma olen hull. Sõja esimestel päevadel ma 1,5 päeva ägasin. Mõtlesin. Süüdistasin Putinit ja kõike. Ma palun Jumal, et keegi ei saaks valesti aru. Aga ma usun, et see oli Püha Vaim, kes mu käest küsis, Rein, aga kas keegi on elus Putini eest palunud? Kas sa tõesti tahad, et ta põrgusse läheb? Ja Jumala sõna ütleb, Jumal tahab, et kõik inimesed tuleksid tõe tundmisele. Ja kui me ootame Eestimaale ja kogu maailmale veel viimast ärkamist, sest ajad lähevad järjest kitsamaks ja Kristuse vastane tuleb maa peale nähtaval kombel inimesena valitsema ja tapma kristlasi, siis praegu on aeg otsida Jumalat ja kogeda. Teate, mu viimaste aastate suurim igatsus on olnud, Jumal, ma tahan kogeda sind, tunda sind. Jeesus oma eelviimases palves, kusagil 10 tundi võib-olla enne oma tapmist, palus, et Isa, ma palun nende eest, kes on minusse uskunud, sinu eest, minu eest, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Selles on igavene elu. Nii ütles Jeesus oma lõpuütluses. Ma tahan tunda Jumalat ja Jumal sellest suurest armust on mind nii vanana lubanud. Teate, see ei olegi kerge 90-aastane olla. 100 meetri järgi ma pean seisma jääma, ütlema, et issand, anna mulle jõudu poest koju minna. Halleluuja! Aga ma igatsen. Ja ma ütlen seda sulle, palu, et ärkamine hakkab sinust peale. Ärkamine hakkab sellest peale, et sa täitud Jumala püha vaimuga, armastusega. Et sa ei mõista teiste üle kohut, vaid sul on kahju, et nad igavesti peavad olema seal, kus tuli ei kustu ja uss ei sure. Piinas ahassuses. Jumal on püha. Ta on õiglane. Ja Jumal on kõikidele andnud ka Eestimaal võimaluse valida, keda ma teenin. Silmahimu, lihahimu, elu kõrkust, mis on saatana loosungid. Tee kõik on lubatud. Välja ei tule.
Hebesha Riita Raaro. Isa, ma palun Eestimaale ja viimasel ajal ma ei saa paluda, sest püha vaim tuletab meelde, aga terve maailm on ju hukas. Ja Jumal tahab, et kõik tuleksid. Ma ei julge ütelda, kas see sünnib kõik või mitte. Ma ei tea. Aga minu õigus on paluda. Et viimane afgaan ja hiinlane ja venelane ja eestlane ja kõik saaksid päästetud, saaksid taevasse. Halleluuja! Et see nälg saaks täidetud. Opashio. Ja teine sõnum, mis mul on, kui sa kuulad seda, ka väljapool seda kaunist palverat, kui sa tahad olla õnnelik. Nii õnnelik, nagu keegi enne meil olnud. Siis ma julgen öelda seda, et minu õnn on see, et mu süda on puhas. Et ma võin vaadata igale ühele silma. Ütelda, ma armastan sind. Kas ma saan midagi sinu heaks teha? Võib-olla ei saa. Miks on maailm nii õnnetu? Sest on näljas armastuse järele. Ja Jumal on sind ja mind pannud, et me läheme kellegi juurde ja ütleme, koge mu ligiolu. Ja see ligiolu on siis võimalik, kui meil on puhas süda. Puhtad südamelt näevad Jumalat ka maa peal. Andke mulle andeks, ma ei ole kohtunik. Meil on keelatud usklikele kohut mõista. Ja kui sa sellega tegeled, see on natukene opakas ja see on natuke lihtsameelne ja vaata see, mismoodi ta riides käib ja vaata tema soengut ja mõtle, mis ta seal tegi ja ütles ja selle kohtumõistja ja see on väga raske saatus. Aga kui sa igatsed Jumalat ja puhast südant. Maailma inimestel on see, et nad ei tea, mis tähendab õnn. Õnn on olla puhta südamega Jumala ligidal. Ja kui ma sain kutse täna olla siin, ma ei teadnud, kas ma elan nii kaua, aga siin ma olen. Ja ma tahtsin ütelda, vaadake oma elud üle, kas me südamed on puhtad. Kui tuli ärkamine, ennem kui oleviste kogudusse tuli ärkamine, siis esimene asi, mis Jumal mulle ütles, Rein, puhasta oma süda. See oli teine aeg, sellest on 50 aastat tagasi praegu. Ma mäletan, palvetasin olevistes, üsna pikk rida oli inimesi, kes ootas eespalvet. Ja ma nii südames palusin. Ja siis tuli üks härrasmees minu ette, viisakast väliselt näha, korrektne inimene. Ja vaatas mulle silma, ütles, Rein, mis hinnaga sa oma auto müüsid.
andke andeks, see on nii suur minevik, aga patt jääb patuks. Siis oli, et oma vana auto said maha müüa komisjoni kaupluse kaudu ja nemad määrasid selle hinna. Aga turuhind oli tavaliselt kusagil 30% kõrgem. Ja igaüks siis müüs niimoodi, see oli üldiselt teada, et komisjonis lepiti kokku, ta ostab ära, aga enne ta maksab sinule selle vahe kinni. Minu jaoks oli see 2000 eurot aastapalk kusagil. Ja see mees seisab mu ees ja küsib, mis hinnaga te oma auto müüsite? 5,5 asemel 7,5 000. Ma mäletan, mu jalad hakkasid värisema. Ma ei teadnud, mis teha. Rahva ees, nagu siin praegu. Saal oli rahvast täis, väike Maarja Kabel. Ja kuidagi sõbrad said rahustada seda ja ma läksin koju, nutsin. Mul oli vend, kes oli teadlane. Ta elas alumisel korrusel ühises majas. Läksin tema juurde ja esimene asi oli haljand. Ma vajan 2000 eurot. Ja järgmine päev läksin oma usuvenna juurde, kes ostis selle kõrgema hinnaga auto. Ja ütlesin, Peeter, võta tagasi. Ta ütles, sa oled hulluks läinud või? Sa müüdsid mulle veel nii odavalt, teised oleks palju rohkem võtnud. Ma ei saa. Rein, kas su süda on täna puhas? Oli veel teisi asju. Võib-olla isegi naeruväärseid. Andke andeks, ma tunnen, ma pean rääkima. Töötasin riigiasutuses ja Soomest tuli tagasi Moskvitši 30 ja meie ministeeriumile anti 10 autot ja ma olin see õnnelik, kes sai ühe vana Moskvitši, kellel tiivad olid läbi roostetanud ja hästi maha kantud. Ja ma ostsin varastatud tagavaraosasid. Usklik mees, koguduste liige. Ja kui ma hakkasin paluma, et Jumal, püüdse saada ärkamine oleviste kogudusse, siis oli Jumala küsimus see meie vaimus. Rein, aga sa oled sellele riigile võlga, kus sa elad. Ja ma lisasin omalt poolt juurde, kust mu vanemad ära küüditati, kust mu isa on praegu vangis või siis oli juba vabanenud vist peale Stalini surma, kus ma õppida ei saanud Tallinnas, öeldi, et minust iialgi nõukogude spetsialisti ei saa. Pidin Leningradi sõitma salaja. Aga Jumal ütles, et sa oled võlga sellele riigile. Mis ma teen? Ja siis oli üks lahendus, et ma läksin postkontorisse. Ostsin kõige kallimaid postmarke. Umbes selle summa eest, mis ma varastasin. Läksin koju, katel küdes ja viskasin. Sa ei pead niisugust asja järgi tegema, ajad on teised, aga see on näide, et ma ei saanud ennem rahu. Kui ma olin nüüd ära põletanud ja ütelnud, et issand, ma ei oska teisiti sellele riigile tasuda, anna mulle andeks.
Jumal on püha Jumal. Ja siis, kui tõesti Jumal jätkas oma tööd, ma ei ole ühtegi inimest tervendanud, aga kurtummad hõiskasid. Ma mäletan, kui 3 korda üks mees tuli eespalvel, me olime pikad järjekorra, 2 tundi umbes ja see kasutas seda nõksumist Venemaal, et pani saba mitmes kohas kinni, et mitte 1 kord ainult paluda, vaid ikka 3 korda saaks paluda. Ja vennad seal vihastasid ja mina ka, et see ei ole mingi basaar või mis asi. Ja ütlesin, nüüd minge! Ja tulemus oli see, et Marja Kabeli uksel, see poiss oli 14-aastane umbes, ütles omale Ukrainast, et Patka, poehali domoi. Kurtum, sündimist saadik. Ja teate, järgmine ehvata õhtu, nagu me neid nimetasime, sealt külast, Ukrainast, nende tingimustega, kus rongid olid täis ja öömajasid ei olnud ja umbes 20 inimest tuli kohale ja rääkis kõike seda. Abashallarata, ma ei ole midagi teinud, aga koos minuga me puhastasime oma südameid, me kisendasime Jumala poole. Ja võib-olla teine näide, mis ma tahaks tuua, et palju kahtlasid ja ka mitmed piiskopid 5 mehega vist tulid Kiievist vaatama. Niisugune arvamus oli, et olevasti on baptisti kogudus ja et need olid nelipühilased, et kas baptisti koguduses võib olla niisugust asja, et see võib vale olla. Ja tulid ja vaatasid pealt ja nad jutustasid mulle hiljem, kui ma olin ise Ukrainas. Et vennad, mitte mina, palvetasid, pani käed peale. Sellel noorel inimesel üks silm oli kinni ja teine oli üleni must. Ja palve ajal see must silm hakkas valgenema äärtest ja muutus valgeks ja teine silm läks lahti. See oli tütarlaps, tuleb meelde. Ja see tütarlaps ütles vene keeles, isa, ma näen. Puhtad südamelt näevad Jumalat. On üks käsk, mis puudutab meid, kes me usume täna. Et me armastame Jumalat. Ja teine on selle sarnane käsk. Teine teist nagu iseennast. Rohkem ei ole vaja armastada. Nii palju kui iseennast. Ära pahanda, et me julgeme paluda iga inimese eest. Need, kes on pimedas, ei näe, et kõige suuremate jälgimate pattude seadustamine ka Eestimaal on õige tegu, et me neile süüdistava palume Jumal, anna valgust. Päästa meie rahvas, päästa meie Riigikogu, meie valitsus. Anna meile armu, armastada üksteist, sõltumata sellest, mida me arvame. Me ütleme, tule Jeesus. Viimane mõte. Ma olen järjest vähem palunud oma mõtteid Jumala käest. Võib-olla sa ütled, see on vanaduse nõrkus. Jeesus andis ühe kõige võimsama palve. Meie isa palve.
Ja meie teeme pattu sellega, kristlased, et me voristame selle kiirest läbi, me ei jõua nii palju haarata, mis seal on võimas tõde. Andke andeks, ma olen läinud üle oma aja, ma kohe lõpetan. Meie Isa, kes kuuleb sind ja praegu näeb, mida sa mõtled, ka minust. Meie Isa, kes sa andsid Jeesuse oma ainusündinud poja, me keegi seda ei suudaks. Teiste eest anda surma oma poeg. Pühitsetud olgu sinu nimi. Jumal on püha. Ma ei mõista kõike, aga ma usun, et ta on püha. Ma ei mõista, mis sai 6 miljonist juudit, keda Hitler tappis. Ma ei tea, aga ma usun, et Jumal on õiglane, kõik on paigas. Pühitsetud olgu sinu nimi. Vend, ma väga tänan, et sa panid meid ennem põlvili korraks. Jumal ei ole meie semu. Isa, tee seda. Jumal õnnista seda, tee seda. Ja me võime WC-potil tõesti sügavest paluda, aga parim on see, kui me oleme silmile maas. Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu. Kas teate, mis on Jumala riik? Kus ta on? Jeesus ütles, seespidi teie sees. Ja apostel Paulus täiendab õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Halleluuja! Anna andeks, ma küsin, mitte sinu, vaid enda käest. Rein, ma tahan selle silma vaadata, kas Jumala riik on sinu sees. Ma tunnistan, et vahest ei ole. Ja siis ma pean meelt parendama. Õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja viimane, mis minu jaoks on kõige tähtsam, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nendega maa peal. See on see, mida apostel Jaakobus, Kristuse poolvend, ütles. Ja kui inimesed tõstavad käed üles ja ülistuvad, me teame, minu põlvkond mäletab seda, mis tähendab, kui käed on üles tõstetud. Alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile ja ta põgeneb teie juurest. Aga enne seda on alistumine Jumalale. Kui sa oled võidelnud oma himudega, langenud ja jälle võidelnud, siis alistu Jumalale. Ütle Jumal, ma annan oma elu sulle tervelt. Püha, püha, püha. Püha, püha, püha. Ma usun, et see, millest täna on räägitud, et Jeesuse vermete läbi on meile tervis tulnud. 2 korda on Piiblis öeldud sama mõte. Kui sa kuuled, siis võta vastu. On öeldud Jeesuse kohta, Peetrus kirjutab, kes meie patud oma sihus kandis üles ristipuule, et meie pattude ära sureksime ja elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud. See kehtib, aga see ei päästa meid. Päästab see, kui me tunnistame oma patud ja ütleme, Jeesus, anna meile andeks.
Ja Jeesus ütles, et ta tegi imetegusid selleks, et inimesed usuksid, et Jumal on elav Jumal. Ma olen seda kogenud oma lühikeses elus. Issand, õnnistagu sind. Ja issand, ma palun juba ette kõik need palved, mis on kirjutatud ja südametest tõusnud, et need täna saavad kuuldud. Saadavad selleks kuuldud, et inimesed usuksid, et piibel on Jumala sõna. Jumal on püha Jumal. Et tema riik on meie sees ja meie ümber, kui me palume. Ja tema tahtmine sündigu. Aamen! Vennad tõuseme, vennad ja et tõuseme. Siin on ajalugu. Ja ma ei tea, kuidas sinuga on, aga minul on klomp kurgus, sellepärast see mees on kandnud seda Jumala au, mida me kõik tahame näha sündimas. Ja nüüd me õnnistame oma venda Reinu. See on ajalooline hetk. Ma usun, sa saad aru, sa oled ajaloo hetkes praegu. See ei ole iga tavaline ega iga 1/13 lihtsalt tervikliku tervenemise teenistusest, vaid see on ajalooline hetk. See on privileeg, et me saame olla täna siin üheskoos koos. Ma näen, kuidas mehed, suured mehed pühivad pisaraid. Miks? Sellepärast, et Jumala vaim on siin. Sellepärast, et Jumal teeb taas uut. Jumal teeb taas seda sama, mida ta tegi ehvata ärkamise ajal. Kui ma ükskord Reinu käest küsisin, Rein, ütle, mida te tegite teistmoodi, et ärkamine tuli? Ja tead sa, ta mõtles natukene aega ja siis ta ütles mulle niimoodi, see oli umbes 20 aastat tagasi, kui me ühel retriidil olime Pääsküla missiooni majas. Ja ta ütles mulle niimoodi, Veiko, me palvetasime samamoodi, me ülistasime samamoodi, me põlvitasime, me tegime kõike samamoodi, aga äkitselt oli Jumala vaim kohal. Ja siis hakkas juhtuma äkitselt. Kas sa tahad, et äkitselt ratastoolist inimesed tõuseks püsti? Kas sa tahad, et äkitselt Downi sündroomiga poisid ja tüdrukud saavad terveks? Kas sa tahad, et äkitselt juhtub midagi sellist, mis kunagi ei ole olnud võimalik? Mitte lihtsalt, et peavalu läheb ära. Siis me kuulsime täna selle sõnumi. Puhastame oma südamed, pühitseme, võtame vastu Jumala armu ja armastuse ja liigume selles. Allar, ole hea, tee palve. Sirutame oma käed pastor Reinu poole, kõik üheskoos siin saalis. Kui sa oled kuskil ekraani juures ja kui sa täna mõtled selle peale ennem, kui me palvetame pastor Reinu eest, et miks minu palve on vastamata, siis sa kuulsid seda täna, mida Jumal sulle ütles. Puhastagem oma südamed. Issand Jeesus, me täname, et me võime õnnistada armast pastor Reinu. Issand, me täname, kui palju sa oled kõnelenud tema kaudu, mida sa oled teinud, issand, aga sa tead ka seda hinda, mida ta on maksnud, issand. Ja täna me seisame tema kõrval ja me palume, et kinnita tema sammud, issand. Kingi teda veel meie jaoks, Jumal. Õnnista, issand, õnnista tema armast abikaasat, issand. Õnnista tema lapsi ja iusugu lapse lapsi, issand. Siit me täna õnnistame Jeesus Kristus ja me palume, issand, et sinu vaim võiks hingata tema peal, issand. Jeesus, tuleta meelde neid asju, issand, mida sa oled teinud, issand, Eestimaal tema läbi ja issand, see kevad tuleb, halleluuja. Me hüüame, et see kevad tuleb täna. Halleluuja, issand, me igatseme, et see võiks meie maale tulla, issand. Sellisel viisil, issand, me palume, et sinu armastus voolaks praegu, issand, selle saali üle ka, issand. Jeesus, ja täida meid, issand, kõiki oma armastusega. Ülistuse ja au me anname sulle, issand, ja me täname, issand, et sinu õnnistus hingab tema üle, mida te 2 või 3 olete siin maa peal sidunud, see on taevas seotud, issand. Hinga, issand, oma püha vaimu läbi armsa Reinu üle, issand, ja täida meid, issand, selle igatsusega, selle sama igatsusega, püha igatsusega, issand, mis oli kord 50 aastat tagasi seal nende noorte südames, kes Veduri tänaval terved ööd palvetasid. Ja issand, sa tulid ja vastasid, issand, me ootame siit täna, halleluuja, amen.